Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris on järjekorras 142. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Tänane külaline on Evelin Org, brändiagentuuri Your Brand Up Studio asutaja. Tere, Evelin! Tere, Tõnu, ja aitäh kutsumast! Ja tänase saate tööpealkiri persoonibränd, mis on ja kuidas seda süüakse ja vaatamegi sellist persoonibrändi teemat. Evelin, äkki alustuseks sa tutvustad, räägid endast, enda taustast ja et mis on sinu taust siis, ütleme, persoonibrändinduse maailmas? Jaa, persoonibränding ja üldse bränding tegelikult on mulle olnud hästi pikka aega südamelähedane teema. Ma olen sellega tegelenud juba peaaegu 20 aastat, et alustasin rohkem müügipoolega ja siis liikusin edasi turunduse poole ja brändingusse ja 8 aastat tagasi siis mõtlesin, et hakkan ettevõtjaks. Lõin siis oma brändiagentuuri ja tänaseks siis aitangi nii erinevaid ettevõtteid brändinguga, erinevaid inimesi, kellest on paljud ka nii-öelda kinnisvaraeksperdid, siis persoonibrändinguga ja siis lisaks veel tööandja bränding ja teen ka tegelikult enda persoonibrändingu podcasti. Nii et seda saab ka täitsa tasuta kuulata, kellel huvi on. Ja kinnisvaramaailm ei ole sinu jaoks ka päris võõras valdkond ju? Ei ole, et kinnisvara tegelikult on minu samamoodi suureks kireks. Ma olen sellega pikka aega kokku puutunud, et üles ehitanud ühe lühiajalise üüriettevõtte Astonishing Stay, millega ma siis tegin umbes 4 aastat tagasi juba exiti. Ja tänaseks mul on siis enda selline hobiportfell, et mul on 6 lühiajalise üürikorterit, millega ma siis hobi korras tegutsen, et see ei ole mu selline põhitegevusvaldkond, aga kuna see teema mind endiselt huvitab, siis ma ikkagi hoian ennast sellega nii-öelda kursis ja tegelikult ka koolitan väga palju ka kinnisvaraettevõtjaid ja aitan arendajaid, maaklereid, et selles mõttes see kuidagi valdkond on jah, mulle väga südamelähedane. Ja nüüd siis võtamegi kinnisvara valdkonna ja persoonibrändi valdkonna, paneme ühte potti, proovime nad kuidagi kokku keeta, vaatame, mis välja tuleb. Ma ka koolitaja, eks, ja kui ma koolitusi teen, siis ma proovin alguses ära defineerida mingid sellised baasmõisted, et me saaks üldse nagu põhimõtetest aru, millest me räägime. Kuule, alustaks Evelin samamoodi, et mis asi on bränd? Jaa, bränd on võib-olla selline teema, mida igaüks defineerib natukene erinevalt, kuna kunagi päris ammu brändi mõisteti sellise pigem logona ja sellise visuaalse märgina, sest et ta kunagi sündis sellest, et erinevaid siis karjaloomi reaalselt märgistati ja sellest tuli sõna bränd. Aga kuna maailm on tohutult palju arenenud sellest ajast peale ja meil on väga palju erinevaid valikuid, siis selle brändi mõiste on muutunud, et ei ole täna enam kindlasti logo või selline visuaalne märk, vaid pigem tähendus selle loo taga, ehk siis kõik need erinevad kogemused, emotsioonid, kliendi ootused, lubadus, mis siis terve kliendi teekonna jooksul kujuneb. Ja seda saab täna siis nii-öelda, kui me brändingut laiemas plaanis vaatame, et seda jagunebki 3. On siis ettevõtte või organisatsiooni bränd, on siis tööandja bränd, mis on siis suunatud just tööotsijatele, töötajatele ettevõttes, et teinekord need võivad erinevad olla nii-öelda ja siis on ka veel persoonibrändid, et selles mõttes ta on selline üsna kompleksne, aga üsna loogiline ka, et võib-olla persoonibrändi osas kõige lihtsam ongi öelda, et see on see, mida sinu kohta nii-öelda öeldakse, kui sa ruumist lahkud, et see on üks tuntumaid definitsioone, et seda on siis kunagi öelnud Amazoni asutaja Jeff Bezos, aga tänapäeval, kuna ka digimaailm on hästi arenenud, ja me otsime ju nii Google'ist kui AI abiga infot, et siis võiks täna öelda, et see on see, mida sinu kohta teatakse enne, kui sa ruumi sisened. Ja ma arvan, et see on ka väga oluline osa, mida maaklerid, hindajad, kõik ja kinnisvara valdkonna inimesed siis peaksid teadma, et kuidas nad tahavad, et neid siis teatakse enne, kui nad siis päriselt selle kliendiga kohtuvad.
Ja et olen minagi jah seda definitsiooni kuulnud brändile, et jah, mida siis räägitakse, kui toas ei ole, et jah, ja kaubamärk, ehk siis brändi üks element. Aga miks brändi vaja on, mis väärtust ta loob, et ma nagu mõtleks küüned enda poole, et mis mul tast kasu on? Vaataks siin nagu persoonibrändi kontekstis juba läks seda rada pidi edasi. Jaa, täpselt, et tegelikult ongi ju see, et me loogiliselt võib-olla mõtleme seda, et mida rohkem valikuid on, seda lihtsam meil maailmas on, aga tegelikult see on vastupidi, et seda on nii palju uuritud, et on selline valikute paradoks, et kui sul on, ma ei tea, 3 valikut, siis seda valikut on üsna lihtne teha, et aga kui sul on 30 või teinekord 300 või 3000, siis sa mingis mõttes jätad selle valiku teinekord võib-olla tegemata, kui sul ei ole head põhjust, miks seda valikut teha. Ehk siis brändingu ja eriti persooni brändingu võib-olla kõige olulisem roll ongi see, et ta aitab sind eristada, et mis sinust teeb natukene teistsuguse kui mõnest teisest maaklerist või mõnest teisest hindajast, et mis on sinu tugevused, mis on sinu lugu, miks ma peaksin sind valima, miks ma peaksin sind usaldama, ehk see usalduse pool seal on hästi oluline. Eristumine, siis ma mõtlen nagu seda pidi edasi, et okei, et kui ma oleksin kinnisvaramaakler ja eristuks, siis võib-olla kliendid otsustaksid rohkem minu käest teenust tellida ja ma saan rohkem käivet teenida, aga ometi on brändi arendamiseks ju vaja ka kulutusi teha, et kuidas ma kindel saan olla, et okei, ma siin ehitan mingit brändi ja näitan ennast siit ja sealt küljest, et kas see raha ikka tagasi ka tuleb? No ütleme nii, et brändi puhul tegelikult see ehitamine algab sisu poolest, et väga tihti keskendutakse sellele pakendile, et kuidas nii-öelda seda turunduspoolt teha, et kui veel korraks sinna mõistete juurde tagasi tulla, et siis on hästi oluline aru saada ka sellest, et mis vahe on brändingul ja mis vahe on turundusel, et turunduse eesmärk on siis tuua nii-öelda inimesed kohale. Ehk siis ainult anda seda nähtavust ja seda boost'i, aga bränd annab sinna taha siis selle lubaduse ja selle tähenduse, et noh, ma ei tea, võtame kas või Coca-Cola on ju, et Coca-Cola on siis kas punase sildiga pudel või siis aeg sõpradega koos on ju, et samamoodi iga inimene peaks siis mõtlema, et mis tema see miks on. Et hästi hea raamat on Simon Sinekil kirjutatud, et kuidas leida oma miks. Ehk siis me hästi tihti räägime, et mida me teeme, mis need meie rollid on, et ma ei tea, ma müün kinnisvara, ma hindan, aga miks me seda päriselt teeme ja kuidas me päriselt neid kliente saame aidata. Et see on tegelikult selle võib-olla brändi tuum ja nii-öelda millele tasuks siis võib-olla keskenduda ja mõelda enne, kui me seda brändi ehitama hakkame. Ja kuidas seda siis aru saada, et kas ta töötab, et lisaks sellele, et sa selle tuuma paika paned, siis lisaks sellele tasub mõelda, et mis su eesmärk siis päriselt on. Et tihti võib-olla selline vale arusaam on see, et või müüt, et bränd tähendab seda, et kõik peavad mind teadma, et ma pean saama avaliku elu tegelaseks, et tegelikult see seda ju ei tähenda. Et see tähendab seda, et need õiged inimesed peavad sind teadma. Ehk siis mina soovitaksin alustada sellest, et kui sa oled maakler, kui sa oled hindaja, kui sa oled võib-olla kinnisvaraettevõtte omanik või juht, et kui suur see auditoorium üldse olema peaks, kes sind teadma peab. Alustada võib-olla sellest, kes need inimesed on ja siis mõelda, et kuidas nende silmis nähtav olla, kuidas siis neid kliente saada või mis su eesmärk siis tegelikult on. No, nüüd sa, Evelin, astusid ühe sammu must ettepoole, ma tegelikult tahtsingi täpselt seda sama sult küsida, et okei, fokusseerime klientidele, aga oskad siin mulle öelda mingi nagu sellise praktilise nõuande, et kui mina olen kinnisvaramaakler, kuidas ma saaks siis oma sellist sihtrühma defineerida, kellele ma oma brändi suunan, et kuidas ma seda teen, eks, et hästi lihtne on öelda, et ole siis olemas klientide jaoks, aga kuidas? No öeldakse nii, et kui sa
pakud kõike kõigile, siis tegelikult sa ei kõneta mitte kedagi. Ja ma saan aru, et eriti Eesti kontekstis maaklerid hästi kardavad seda, et võib-olla ära defineerida, et mis see minu võtmeoskus siis on ja kes see päriselt minu klient on, et kas ma pigem suudan oma kogemuste baasi põhjal aidata, ma ei tea, väikeinvestoreid, võib-olla ma tean väga hästi uusarendustest, võib-olla, ma ei tea, mul on suur pere ja ma oskan peresid hästi nii-öelda nõustada või mis see minu päriselt selline võtmeoskus on. Et kui sa selle oskad enda jaoks paika panna, siis läheb väga palju lihtsaks. Et mul on hästi hea näide, mul on palju kliente olnud kinnisvara valdkonnas, aga üks hästi tore büroo My Home. Nemad näiteks defineerisid ennast väga siis detailselt, et nemad ongi kinnisvara investoritele suunatud kinnisvarabüroo eelkõige. Et kui sa juba selle enda jaoks paika paned, sul on oluliselt lihtsam teha nii-öelda persoonibrändingut, ettevõtte brändingut ja kõike. Et just see fookuse leidmine. Et kui ma kirjutasin ka raamatu bränd nimega Sina, siis seal on 100 sammu, kuidas oma persoonibrändi paika panna. Ja enamus nendest küsimustest on hästi lihtsad, aga mul on väga palju tulnud tagasisidet, et mingil hetkel nendele küsimustele vastamine tekitab sellise tunde, et sa tahaks selle raamatu nurka visata. Need on sellised lihtsad küsimused, et kes ma olen? See tundub ülilihtne küsimus, aga kui sa pead selle panema paika, siis see on natukene keeruline. Et sa pead, paljud ei ole ikkagi läbi mõelnud, et kes see minu päris klient on, mis see minu päris võtmetugevus on. Et lihtne on võib-olla lihtsalt peale hakata ja proovida pakkuda kõike kõigile, aga siis see oht ongi see, et ma ei kõneta lõpuks mitte kedagi. Jah, need miks küsimused on olulised. See oli ka ühes kinnisvara seltskonnas, võiks öelda kunagi, kus me olime mingi seltskonnaga väga keeruliste otsuste ees ja lõpuks üks nagu ohkas, et jumal tänatud, et meil missioon ja visioon paigas on ja see tegi kõik nagu nii lihtsaks tegelikult otsustamise. Aga kui ma nagu torgin nagu seda teemat edasi, kas persoonibränd võiks näiteks olla olulisem elamispindade maakleri jaoks, kes nagu müüb nagu peaaegu alati uuele kliendile, sellist korduvkliente kindlasti on, aga mitte nii palju, või näiteks äripindade maaklerile, kes võib-olla rohkem toimetab niisuguse piiratud seltskonnaga või näiteks vaatame hindajad, et siin on niisugune nii ja naa, et kuidas sa siin nagu niisugust tähtsust paneksid paika? No mina näen, et sa tegelikult persoonibrändi saad edukalt ehitada absoluutselt nii-öelda igas rollis. Aga küsimus ongi see, et kuidas sa selle siis üles ehitad, et üks pool on see, et see sisu pool, mis paika tuleb panna ja siis tuleb see nii-öelda eneseturundus või nii-öelda see turunduspool sinna juurde, et milliseid kanaleid ma valin, et see on see pool, kus siis hindaja, elamispindade maakler, äripindade maakler saab siis mõelda, et mis need tema kanalid on, et kus see tema klient siis päriselt liigub. Et võib-olla sul ongi, võib-olla sa jõuadki tegeleda näiteks, ma ei tea, 10 kliendiga kuus on ju. Et siis on, sul on lihtne, et sa tead, kus need kliendid on, millised nad on, võib-olla sul on võimalik, et see ei tähenda seda, et sa pead võib-olla massiliselt kasutama sotsiaalmeediat, et võib-olla sa saadki nad üles leida hoopis oma võrgustiku kaudu, et lisadki nad oma võrgustikku ja oled nendele seal nähtav. Aga võib-olla mõni teine, kellel on oluliselt suurem see sihtgrupp, et siis tal on see nähtavust rohkem vaja. Et see sõltubki hästi palju sellest, et igaüks peakski defineerima, et kui palju ta üldse jõuab neid nii-öelda inimestega suhelda, kus need inimesed asuvad, et me ei jõua ju ka tõenäoliselt maakleritena käia kinnisvara näitamas nii Saaremaal kui Ida-Virumaal kui kus iganes, et tasubki välja mõelda, et kes need inimesed ikkagi päriselt on, et me suudame nad päris hästi ära defineerida ja siis mõelda, et milliseid kanaleid nad kasutavad, et siis juba sinna turundusliku poole peale liikuda. Et erinevad nagu tegevustüübid või sihtrühmad nõuavad erinevat lähenemist. Aga okei, et tuleks nüüd maakleri persooni juurde ja maakleri tegevuse juurde, et mis see siis on?
mis võiks olla selline vundamendikivi, millele kinnisvaramaakler hakkab oma persoonibrändi ehitama, et mis need miks küsimused siis on, et kust see asi alguse peaks saama? No mina enda raamatus olen teinud sellise 7 sammu mudeli, et seda saab ka täitsa tasuta minu kodulehel brandup.ee alla laadida, aga kui need nii-öelda lühidalt läbi käia, et siis 7 sammu ongi see, et sa kõigepealt mõtled läbi, et mis su eesmärk on, sest ilma selleta sul tegelikult motivatsiooni ei ole, sest bränding on üsna igav, see vajab järjepidevust, väga palju järjepidevust ja et sa selleks motivatsiooni leiaks, sa pead teadma oma seda eesmärki. Ja see võib ka täiesti erinev olla, et kes tahab väga palju uusi kliente leida, kes tahab olla, ma ei tea, hinnatuim ekspert oma valdkonnas või hoopis midagi muud, eks ole, et võib-olla, ma ei tea, maaklerbüroo omanikul on hoopis mingisugused teised eesmärgid. Siis on see kõige raskem küsimus, et kes ma olen siis, eks ole, et mis su tugevused on, mis su väärtused on, kõik see pool. Ja siis juba tulevad detailsemad küsimused, et mis su lugu on, mida sa pakud päriselt klientidele, mis need kanalid siis täpselt on, et kuidas sinust teada saab, kes need kliendid siis täpselt on ju, ja lõpuks on siis ka see, et kuidas siis päriselt seda tulemust mõõta, ehk siis need mõõdikud ka, et lähtuvalt siis oma eesmärgist, et on see siis klientide arv, on see siis, ma ei tea, eurod, mida iganes kellelgi, eks ole. Nii et tuleks nagu sissepoole vaadata, reflekteerida ja siis mõõdikud ka paika panna. Aga no võtta, eks see kõik nõuab kulutusi, et ühest küljest võib-olla me võime mõelda rahalise kulu peale, võib-olla iseenda mingite tegevuste peale ja samas selleks, et kui maakler tahab ennast ikkagi maakleriks nimetada, et siis ta peab ju müüki ka tegema, et mingid tegevused on siis seotud siukse brändi arendamisega, mingid konkreetsele tehingule jõudmisega. Et kuidas siin kuidagi kulusid või energiaressurssi jagada, et kulude all ma pean silmas siis nii raha kui aega? Jaa, et meil ongi ju kõigil need piiratud ressursid, et kellel on rohkem aega mingil hetkel, kellel on rohkem raha mingil hetkel ja kuidas sa neid siis täpselt jagad, aga ütleme, et ega seal ongi igaühel oma nii-öelda jällegi selle strateegiast lähtuv võib-olla teekond, et mida sa sealt siis olulisemaks pead, et ütleme nii, et brändingut ei ole võib-olla kunagi olnud nii lihtne teha kui praegu, aga samas ka nii raske teha kui praegu, et lihtne sellepärast, et sul on võimalik neid kanaleid ju täna ka leida väga palju tasuta. Ole nähtav. Kõige parem viis nähtavuse saavutamiseks on avalik esinemine. See on tahes või tahtmatult kõige parem viis. Kui sa seda ei julge, ei taha, ei suuda, siis teine väga lihtne viis ja tasuta viis on sotsiaalmeedia. Et loomulikult sa pead aega sinna panustama, aga sellist kanalit, ma ei tea, 20 aastat tagasi ei olnud, eks ole. Et loomulikult see konkurents on ka väga palju tugevam, aga neid võimalusi on nii palju rohkem. Ja täna, kui mõelda ka AI peale, et sa saad luua endale ka selliseid, ma ei tea, agente, kes aitavad sul siis kõike seda ära ju teha, et ma ütlesin seda, et sa peaksid hakkama, ma ei tea, postitusi AI abil kirjutama, aga sa saad teha endale persoonibrändi strateegi, sa saad panna enda jaoks tööle sellise kriitilise nii-öelda analüüsija, kes analüüsib su tekstid läbi, et kas need vastavad su brändi väärtustele ja sinu eesmärkidele ja nii edasi, et neid võimalusi täna on lihtsalt tohutult palju, et kõige olulisem on ikkagi leida kalendrisse aeg, ja panna endale plaan paika, et kui palju sa oled nõus aega kulutama, kui palju sa oled nõus raha kulutama, et kõik asjad saab soovi korral ise ära teha ja kui sa ise ei jaksa, siis on ka neid, kes tellivad kõik sisse, on ju, et sa saad ka seda tellida, et keegi teeb kõik sinu eest ära, ka sotsiaalmeedia postitused, aga siis ongi see, et nad ei ole võib-olla nii autentsed, et siis väga palju infot sa pead lihtsalt enda kohta jagama, et see ka usutav oleks. Selline, ütleme selline kommunikatsiooniline tegevus, kuidas enda persooni näidata, et ma jagan ta kahte äärmusesse, et üks asi, et anname mingit
kuidas öelda siis, ma ei taha öelda igavat, aga mingid turunumbreid ja infot. Ja teine äärmus on, et teeme mingi nagu supercool'i ja naljaka video, et kuidas siin mingit tasakaalu leida? No siin mina soovitaksin ka lähtuda kahest asjast, et esimene on see, et kes sa ise oled, et kas sa oled pigem see numbriinimene või sa oled pigem see naljakate asjade jagaja, et mis sul paremini ja autentsemalt välja tuleb, et sa ei saa, kui ma ei tea, mõni selline tõeline Exceli inimene hakkab ainult nalja tegema, siis see ei tundu väga usutav ja vastupidi samamoodi, et meil on nii häid näiteid, et minu meelest Tõnu, sa ise oled väga hea näide sellest, et kui palju sa turuanalüüse jagad ja kuidas ajakirjanikud täna juba kõik sinu poole selles osas pöörduvadki, sest et see on sinu tugevus, eks ole, sa oled suutnud selle enda tugevuse tegelikult ka enda jaoks väga hästi rakendada. Et samamoodi saab mõni teine teha, kellel on hoopis mõni teine tugevus. Aga mida ma ka soovitan on see, et üks on see, et sa mõtled, et mis su tugevus on. Teine on see, et inimesed väsivad hästi kiiresti. Et kui sa kogu aeg ainult jagad ühte asja, siis see on mingis mõttes hea bränding, aga inimesed võivad väsida sellest, et siis tasub sinna lisaks midagi muud ka sisse pikkida. Et see on ka see, miks ma alati räägin, et kui me ehitame oma brändi ainult oma rolli peale, ehk mina olen ainult maakler, mina olen ainult hindaja, siis tegelikult me ei suuda eristuda, sest et samasuguseid on võib-olla 10 000 Eestis, eks ole, tuhandeid niikuinii. Et sa pead mõtlema, et mis sinu puhul veel on. Et on sul need numbrid, aga kui sa suudad ennast natuke veel avada, ma ei tea, jagada veel midagi oma mingi hobi kohta või et sa oled ka kinnisvarainvestor või mis nii-öelda sinu puhul veel sellist asja on, sest tavaliselt need asjad on need, mida inimesi tegelikult huvitab, et meid väga huvitavad teised inimesed ju. Et kõik need sellised pisikesed detailid, et sa ei pea loomulikult kõike endast jagama ja hakkama kassipilte postitama, et seda ma ei mõtle, aga pigem just, et kui sa suudad midagigi lisaks veel oma sellisele ametialasele teemale jagada, et siis kindlasti, et ma ei tea, kui sa oled langevarjur, et siis tõenäoliselt teised langevarjud mõtlevad, et jess, et äge inimene, ma tahan just tema juurde oma kinnisvara müüki panna või temaga koostööd teha. Jah, siin see sotsiaalmeedia on, et osalt mis ta näitab ja mis ta ei näita ja teisalt, et mis siis inimesi kõnetab, et kui ma siin paar nädalat tagasi tegin ühe postituse üürituru osas, mis minu meelest oli nagu hullult põnev info, siis tuli sinna 1 like ja kui ma tegin paar päeva hiljem postituse, et ma sõin hommikuks torti, siis tuli sinna 60 like, et siis ma nagu mõtlesin küll, et kumb see nüüd siis olulisem postitus oli. Ja, aga ütleme, et me võib-olla ülehindamegi seda ja mõõdame ka hästi palju seda laikides, et see inimene ei suuda alati võib-olla seda laiki sinna panna, kuigi ta näeb seda, et kui see reach on ikkagi seal olemas, siis see laikide arv ei tähenda mitte midagi, et minul ka väga paljud inimesed, ma mõtlen, et okei, et seda postitust mitte keegi ei näinud, siis näen oma tuttavaid ja kõik tegelikult teavad seda, et see tähendab seda, et nad võib-olla alati seda laiki ei pane, kui see on just tööalane info, aga võib-olla on hea ka enda jaoks teha mingisugune natukene strateegilisem plaan, et sa ainult ei lähe sinna ühte suunda, vaid see näitab ka, minu meelest see on hästi hea näide sellest, et inimesed tahavad vaheldust, eks ole, et näha midagigi muud, et kuigi nad tõenäoliselt väga hindavad seda numbri poolt, mida sa jagad, aga näha midagi veel Tõnust, et näed, sööb torti ka, eks ole. Hommikuks. Täpselt on ju, aga just, et üks selline võib-olla soovitus, et kui te ei suuda ise nii-öelda spontaanselt selliseid erinevaid postitusi teha ja sisu jagada, et siis võib endale ka lihtsalt plaani teha, et näiteks, et mingi postitus mul võiks olla harivat laadi, mingi võiks olla natukene sellist inspireerivamat laadi, mingi võiks olla ka müüvat, selles mõttes, et sa seda ka ära ei unusta, et ta ei pea olema lausmüük, aga midagi, mis on müüvat ja siis midagi võiks olla võib-olla niisugust nagu natukene vabamat, et nagu see tordipostitus, eks ole, et hea näide.
Ja, sa muidugi, Evelin, lõid mu maailma pihuks ja põrmuks, kui sa ütlesid, et me edu ei mõõdagi laikides, aga kuule, kuidas me siis mõõdame? Arendan siin oma persooni brändi, aga kuskil ma tahaks nagu näha, mina olen numbri inimene, ma tahaks näha nüüd, et mis numbriga me siis mõõdan, kui mitte laikidega, et mis... Laikidega mina ei soovita kunagi mõõta mitte kellelgi ausalt, aga mida näiteks mina kasutan, mina mõõdan seda, et kuigi ma olen müügiinimene terve elu olnud, siis ma viimased 10 aastat ei ole väga palju üldse müüki teinud, sest inimesed, kui sa teed väga tugevat brändingut õigele sihtgrupile, siis nad jõuavad ise sinu juurde. Ehk siis mina näiteks enda persooni brändi mõõdan sellega, kui palju minu juurde tuleb kliente, nii et ma nendega ühendust ei võta. See on minu ainukene mõõdik. Kui ma näen, et see on liiga väike, siis ma näen, et okei, mu nähtavus on kukkunud, ma pean midagi ette võtma. Et see on parim, ma arvan, mõõdik persooni brändile, et sa näed, see on sinu eesmärk saada kliente, saada nii-öelda ju ikkagi käivat või kasumit, et see on ju põhiline. Ja siis sa saadki väga hästi mõõta sellega. Mul on täiesti ükskõik, kui palju like on, aga kui need päringud minu juurde ise tulevad, kliendid tahavad minuga koostööd teha, et siis see on minu jaoks see õige mõõdik. Mulle tundub nagu praegu esmalt, et see on päris hea mõõdik, aga et see võiks olla ka kinnisvaramaakleri vaatest päris hea mõõdik. Kas sa oskad selle kõrvale võib-olla mõne mõõdiku veel tuua, mida just kinnisvaramaakler või näiteks hindaja võiks mõelda, et mida siis vaadata, et kas asi läheb õigel või mitte nii õigel kursil? No see on kindlasti kõige tugevam mõõdik, aga sa võid sinna kõrvale võtta jällegi lähtuvalt oma eesmärgist, et see võib olla kliendi tagasiside, näiteks kui sa tahad väga head ollagi, ma ei tea, parim ekspert oma valdkonnas, see võib olla ka käive, eks ole, et üks on see, et sulle tulevad võib-olla palju väikeseid päringuid, aga võib-olla sinu eesmärk on saada just, ma ei tea, seda premium kinnisvara müüa, aga tegelikult seda ei tule sulle, siis jällegi see ei tööta hästi, eks ole. Et sa pead läbi mõtlema päriselt, mida sa tahad ja et siis sa päriselt seda ka saad. Et me võime ju kõik mõelda, et sellised väga nähtavad inimesed, et nende persooni brändid töötavad väga hästi. Tuntud inimesed, aga see ei pruugi üldse nii olla, sellepärast, et meie ju ei tea, mis tema eesmärk on. Võib-olla tema eesmärk on hoopis midagi muud, ta saab nähtavust, ta saab seda nii-öelda melu, aga võib-olla ta seda eesmärki kunagi ei saavutagi. Et mõelda läbi ja ma olen hästi palju käinud ka pankades tegemas koolitusi ja pankurid on ka väga sellised numbri inimesed ja mõtlevad väga oma eesmärke läbi ja sealt mul on tulnud väga häid selliseid mõõdikuid, et näiteks üks pankur ütles, et ta kindlasti ei otsi mingisugust uut väljakutset, aga tema mõõdab oma persooni brändi sellega, et kui palju talle tulevad ise rahvusvahelisi superhäid tööpakkumisi nii-öelda aasta jooksul, et sellega ta mõõdab näiteks, et igaüks mingil eluetapil on erinevas kohas, kus sa oled, mida sa tahad, millega sa tahad nähtav olla ja nii-öelda just, et on see premium kinnisvara, on need investorid, on see, mis iganes see on, aga et sa pead saama seda õiget kontakti, eks ole, selle persooni brändiga, et kui ta on lihtsalt üleüldine nähtavus, siis see ei tööta. Et see ei ole ainult nähtavus, vaid see on ikkagi õigete inimeste seas. Kujutame ette, et ma nüüd panen omal jälle kinnisvaramaakleri kingad jalga ja nüüd siis saan inspiratsioon, et ma hakkan nüüd ka persooni brändi arendama ja vaatan, nädalaga pole midagi juhtunud, eks pöördumisi minu poole ei tule kuskilt, 2 nädala pärast ei ole ka midagi, et okei, see ei olegi realistlik. Aga millal ma võiks mingit tulemust oodata, kui ma siin täna hakkan sellises mõistlikus tempos tegutsema ja tõenäoliselt ma teen hulk asju valesti, lihtsalt otsin seda enda õiget teed, et kas ma võiks oodata, et siis aasta pärast näen midagi või 5 aastat läheb aega? Sa tõid väga hästi välja selle, et mõistlik tempo. See on esiteks minu kõige suurem soovitus, et võtta endale mõistlik tempo, et mul on väga palju neid kliente, kes tulevad ja on alguses väga motiveeritud, võtavad endale
eesmärgi, noh, täiesti ebarealistliku eesmärgi, et a la ma hakkan iga päev midagi tegema, ma olen nähtav igas kanalis kogu aeg, et sa ei jõua, et sa ei saa võtta seda oma nii-öelda põhikohaga tööks, et see on ikkagi toetav tegevus sinu päris tööle. Ja mõistlik tempo, kui sa seda mõistlikus tempos teed, järjepidevalt tegutsed, oled läbi mõelnud kõik oma need punktid, millest me rääkisime, ehk siis just selle sisu poole, et sa ainult mitte ei ole nähtav, vaid sa nii-öelda õigele sihtgrupile õige sisuga, siis kusagil ikkagi läheb aega umbes pool aastat. Pool aastat heal juhul ja aastaga sa saad juba sellise veel parema tulemuse, on ju. Ja noh, täna me peame mõtlema ka sellele, et meie bränd ei ole ainult see, kuidas me füüsilises maailmas teineteist näeme, vaid ka kogu see digitaalne maailm. Et kui toksitakse su nimi sisse Google'isse, kui küsitakse AI käest, et kes on parim kinnisvaramaakler, kes on parim hindaja selles piirkonnas, soovita, siis sa pead tegelikult teadma, et keda AI soovitab, keda Google soovitab, mis info su kohta välja tuleb. Ehk siis see on ka veel see pool, millega tasub kindlasti tegeleda, et mitte ainult mõelda, et ma pean nähtav olema ja postitusi tegema, vaid mõelda ka selle peale, et milline jalajälg sul on täna olemas digikanalites ja milline jalajälg see peaks olema. Et mis on puudu, mis on üle, millised pildid seal on, kas must on professionaalne kuvand, kas on üldse aru saada, kes ma olen, kas mul on nimekaime, et noh, võib-olla esimene nädal lähebki selle peale, et sa mõtled läbi selle, et kes sa oled ja siis teed selle analüüsi või auditi enda kohta. Mis infot sinu kohta üldse leida on. Ja noh, kuna AI nii-öelda kõikides keelemudelites, kui sa sisse logid, sa pead alati sisse logima, siis sa ise enda kohta ju adekvaatset infot ei saa, sest sul on seal erinevaid otsingu tulemusi. Et siis sa peaksid selleks mõne sõbra või tuttava abi kasutama, kes soovitavalt ei ole samast valdkonnast, et nad ei ole võib-olla kinnisvara valdkonnaga nii palju kursis, aga saad siis teada, et mis su jalajälg seal on. Nii et sellest võib-olla siis alustada. Kuule, nüüd ma küsiks sult kõige raskema küsimuse, ma arvan, mis ma olen ette valmistanud. Oskad sa mõne maakleri välja tuua, kellel on hea silmapaistev persoonibränd? No maaklerite poolest tegelikult neid on päris palju, keda ma erinevatel koolitustel alati välja toon, et noh, üks selline hea näide, kes kasutab väga palju erinevaid kanaleid, näiteks Algis Liblik, kes vahepeal tegi nii-öelda enda büroo alt, praegu on Uusmaa all, et kes kasutab nii siis sotsiaalmeediat, kui tal on ka oma podcast, eks ole, et samamoodi väga palju erinevaid meediaväljaandeid teinekord pöördub ta poole ja nii edasi. Siis on neid, kes on väga spetsialiseerunud ja vaata, see annab juba inimesele väga palju plusspunkte, et noh, näiteks siis Kairi Vanem, kes siis tegeleb Luxumiga, et nemad tegelevad siis just selle premium kinnisvara poolega ja on ka igal pool välja öelnud, et nad tegelevad premium kinnisvaraga, et noh, kui sa vaatad nende visuaale ja kõike seda, et siis see kõik on sellega seotud, eks ole. Gerdi Arst, kes siis just Hispaania kinnisvaraga tegeleb, eks ole, investoritega pigem, et neid näiteid tegelikult Eesti turul on päris palju juba, et saaks suure pika listi välja tuua, et igaühel oma sellised spetsiifilised plussid ja oma konkreetsed siis näited. Tervitused siis kõikidele nimetatutele, aga võib-olla eks maaklerite hulk ongi suur ja pigem kui ma ise nagu seda küsimust kirja panin, siis ma mõtlesin, et kas ma tean ka, et keda mina välja tooks, et siis ma tean nagu, et palju nagu hulka maaklereid tean ja paljud on nagu mingites nagu kitsamates nišides, eks, et kes võib-olla mingi büroopinnad või kes selles või teises või kolmandas segmendis ja võib-olla see on siis nende teadlik tegevus, võib-olla asjad on lihtsalt nii läinud, et nad ongi mingi oma tegevuses rohkem fokusseeritud kuhugi.
Aga ja, et ma veel igaks juhuks mainin seda, et persoonibränd ei tähendagi ju seda, et igaüks sind suudab nimetada. Et tõenäoliselt on ka väga palju häid maaklereid, kes võib-olla ei olegi mulle teada, kelle nii-öelda info välja mina ei satu, aga kes teevad väga head tööd, eks ole, sellepärast, et persoonibränd ei tähenda seda, et sind peavad kõik teadma. Liigume siit edasi ja noh, moel või teisel järgmine teema, mida sa tegelikult servamisi riivasid ka, et kui sinu sõber või tuttav pankur mõõdab enda persoonibrändi edukust läbi tööpakkumiste, kas siin on nagu mingi konflikt siis, et kinnisvaramaakleri persoonibrändi ja ettevõtte brändi vahel, sest ettevõtte nagu pigem ju vist ei tahaks, et maaklerid liiga palju tööpakkumisi saavad, et kui koostöö on hea, ega siis maakler kuhugi ei lähe, aga no ei ole mõtet ju teda nagu, kuidas öelda siis ettevõtte vaatest niimoodi riskantsesse olukorda ka panna, et kuidas siin on, et konflikt või ei ole konflikti? Ma tegelikult ei näe seda konflikti, sest ütleme nii, et selliseid tipptegijaid alati aetakse taga tikutulega, et sa ei saa seda kunagi peita, kui sa hea tegija oled, sa paistad niikuinii silma, et need nii-öelda konkurendid, kes nendele on niikuinii teada need maaklerid, kes väga-väga head on. Aga siin tulebki mängu see, et mõlemapoolne huvi. Kõigepealt ettevõtte bränd kunagi ei saa sellist nähtavust sellise anonüümse ettevõttena, isegi kui nad on suured tugevad brändid, ma ei tea, nagu Uusmaa või kes need turuliidrid siin kõik on. Nad võivad ehitada oma brändi üles, aga ta ikkagi kunagi ei kõneta nii tugevalt, nagu inimene seda teeb, et ettevõtte brändid on ju ka üles ehitatud sellistele brändi arhetüüpidele. Nad on üsna anonüümsed ikkagi, et nad ei tekita kunagi seda tunnet, mis päris inimene tekitab. Ja maakler omalt poolt saab selle, et kui tema teeb nähtavaks büroo, siis tugev büroo sinu selja taga annab sulle jällegi sellist credibility't või usaldusväärsust, et see tegelikult on ikkagi selline win-win. Ja kui ma tavaliselt ka teen selliseid analüüse, et analüüsin digitaalset jalajälge siis maakleritel ja siis bürool, siis ta kuskil keskelt läbi on nii, et keskmisel võib-olla bürool on selline 3000, 4000 jälgijat erinevates digikanalites, aga maaklerid, kui sa arvestad need kokku ja sul on päris mitu maaklerit, siis sul neid juba see võrgustik on oluliselt suurem, pluss siis kõik sotsiaalmeediakanalite algoritmid ikkagi pigem aitavad siis jõuda edasi nendel postitustel, mis on inimeste poolt tehtud kõvasti rohkem kui ettevõtete poolt, et see on selline win-win olukord tegelikult. Aga kuidas panna ettevõtte oma siis brändi arendamisel maaklerite persoonibrändidega, kuidas öelda, et sünergiat tekitama, on sul siin mingeid mõtteid ja noh, ma nagu ikkagi ettevõtjana alati mõtleks, et kui me nüüd siin maaklerit liiga poputame, kasvatame tema kaubamärgi väärtust, eks see on ju ikkagi siuke mittemateriaalne vara ja siis ta läheb nagu üks päev nagu hoopis teise büroosse oma asju tegema ja meie oleme ta sinna viinud. No ütleme nii, et ma arvan, et nii palju kui uuringuid on tehtud, siis inimesed kõige rohkem hindavad seda, kui nad saavad areneda. Ehk siis, kui sa annad talle need tööriistad, koolitad teda, aitad teda, siis esiteks ta on kindlasti tänulik ja ta võib edasi minna, selle vastu keegi ju ei saa, aga sellel ajal, kui ta on aktiivne ja nähtav sinu nii-öelda brändiga, siis ta kasvatab ka sinu brändi. Et selles mõttes sa ei saa kunagi kedagi ju piirata, aga kui sa ei anna talle neid tööriistu, siis sa ei saa ju seda nähtavust ka. Et selles mõttes sa võid hoida ka kõik kuskil nurgas, aga siis sa ei saa ei kliente ega nähtavust ega oma siis ka büroole sellist tugevat mainet, et eks need maaklerid ikkagi aitavad ka väga palju büroode mainele ju kaasa. Nii et on väga palju tegelikult
täna juba Eestis tugevaid büroosid, kellel on head tööriistakastid oma maakleritele, et kes siis aitavadki neid erinevate koolitustega, videodega, piltidega, igasuguste sellise sisulise poolega, et seal annab päris palju ära teha, et maakleritel lihtsam oleks lisaks siis enda brändile ka ettevõtte brändi siis rohkem nähtavaks teha. Mis need praktilised tööriistad on, et sa nüüd siis ütlesid, eks siin pildid ja videod ja asjad, et mis see nagu praktilises võtmes tähendab, mis tööriistad siis kinnisvarabüroo võiks maakleritele ette valmistada? No ütleme, et need videod ja pildid on võib-olla selline baas, et ilma selleta niikuinii ei saa, aga siis ongi erinevaid koolitusi, et nad peavad ju ise ka väga palju tegema koha peal seda sisu, kuidas, ma ei tea, riile luua, erinevaid koha peal sisu teha, samamoodi siis igasuguseid kujunduspõhju annab teha, igasuguseid selliseid asju ka täna samamoodi neid annabki teha tegelikult büroo poolt neid erinevaid AI assistente, mida siis kõik maaklerid näiteks kasutada saavad. Et võimalusi on hästi palju. Kuule, väga kena, et prooviks seda asja nüüd kuidagi kokku võtta, aeg on kiiremini läinud, nagu ta tavaliselt läheb, et kunagi ühe turundusjuhi suust ma kuulsin sihukest mõtet, et too ettevõte siis hindas oma brändi selle kaudu, et nende brändi eesmärk oli, et nad müüvad 5% kallimalt kui konkurendid, aga siis tulebki, eks nagu mingid pöördumised tulevad ise või klientidel on rohkem usaldust. Kuidas siis maakler võiks nagu mõelda, et mis see konkreetne tema brändi sihuke rahaline väärtus on ühel hetkel, kui ta seda on siis ütleme vähemalt pool aastat või 1,5 aastat arendanud ja teinud mõistlikke pingutusi selles töös? See rahaline väärtus on täpselt see, mida sa endale sead. Et mina enda kogemuse põhjal võin öelda, et mina olen kõik enne, kui ma ettevõtja olin, ma olen kõik oma väga head tööpakkumised saanud tänu sellele, et ma nähtav olen ja oma brändi arendanud olen. Ma olen leidnud endale investoreid, ma olen saanud oma ettevõtte exit'i teha, ma olen nagu väga täna nagu kõik oma kliendid praktiliselt leidnud tänu sellele persooni brändingule, et sa saad tegelikult kõike, mida sa tahad, neid võimalusi endale luua. Aga just, et kõige olulisem on läbi mõelda, mis suunas minna. Et kui sa hakkad lihtsalt rööprähklema, siis tulevadki mõttetud võib-olla võimalused juurde, mida sa tegelikult ei taha. Aga just läbi mõelda, et kas sul on see 5% kallim hind või sul on midagi muud, mida sa tahad, et mida sa päriselt tahad. Et see on uskumatu, et väga paljud tegelikult seda osa ei ole läbi mõeldud, et mis ma päriselt tahan. Et lihtsalt nähtavust saada, see ei anna sulle veel mitte midagi. Et sa võid olla ka üle Eesti tuntud, aga see ei pruugi sulle tuua seda, mida sa päriselt tahad. Et pigem nagu leia need inimesed, kes peavad sust teadma ja kas nad siis peavad teadma seda, et sa pakud, ma ei tea, premium kinnisvara, et su teenus on nii hea, et ta on nõus selle eest rohkem maksma või see on hoopis midagi muud, eks ole. No väga kena, selle kokkuvõttega oleks hea otsad kokku tõmmata, aga siiski. Ma siin saate päris lõpuks alati küsin külaliselt mõne mõtte või nõuande, mis siis kuulajad-vaatajad suvesse võiksid kaasa võtta. Et mis mõtte sa annaksid kinnisvaraturu osalistele nii kitsalt või laialt, kui sa soovid? Mis annaks neile kaasa siit ühe idee või ka mitu? Ideid ja mõtteid on palju, mida kaasa anda, aga võib-olla kõige praktilisem soovitus on see, et ma tõesti olen pannud kokku väga hea ja praktilise podcasti persooni brändingu õpiampsud, mida iga maakler, hindaja, kinnisvarabüroo omanik saab kuulata ja leida sealt igasuguseid huvitavaid teemasid, kuidas oma persooni brändi arendada. Näiteks viimane podcasti osa oli sellest, et kuidas üks küll natuke teise valdkonna inimene finantsinnovatsiooniga tegelev ettevõtja siis 95% oma klientidest LinkedIni kaudu leiab, et neid võimalusi, kuidas kasutada erinevaid kanaleid enda kasuks ära, on väga palju.
tuleb lihtsalt mõelda, et mis see õige kanal sinu jaoks on ja mis see õige sisu siis on ja mis su tugevused on. Nii et rohkem keskenduda sellele sisule ja kui see on paika saanud, siis mõelda sellele pakendile ja turunduse poolele. No väga head mõtted ja siit siis võib-olla tõmbamegi tänasele saatele joone alla. KV kinnisvara podcasti 142. osa oli eetris, täname kõiki kuulajaid-vaatajaid. Rääkisime persooni brändi arendamisest, mõõdikutest. Evelin Org, brändiagentuuri Your Brand Up Studio asutaja, aitas sellest teemast rääkida. Kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina ja head kuulajad, kui teil on mõtteid, keda saatesse võiks kutsuda või mis teemadest rääkida, andke teada klienditugi@kv.ee või võib mulle ka otse teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ega midagi, soovime kena sooja suve jätku ja näeme järgmine kord. Kõike paremat. Ja nägemist, aitäh!